Putini varilaevastik on sõitnud üle kogu maailma, hoides Kremli sõjakassat ebaseadusliku rahaga täidetuna. Nüüd teeb Ukraina selle vastu midagi. Salajases Vahemere baasis jälitavad salaja tegutsevad Ukraina sõdurid Putini salakavalaid laevu. See on Venemaa jaoks suur üllatus ja Putin ei suuda peatada seda, mis tulemas on, sest Ukraina teeb koostööd teise riigiga, et see viimane päästerõngas kõrvaldada. Meil oli aindus, et midagi sellist toimub. Juba 19. detsembril 2025 tabas Ukraina esimest korda edukalt Venemaa varilaevastiku tankerilaeva Vahemerel. Kendil, mis sõitis Omaani lipu all, tabati rahvusvahelistes vetes kuskil Malta ja Kreeka vahel. Ukraina võttis rõõmuga operatsiooni eest vastutuse. Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU postitas video ja kuulutas maailmale, et nad ründasid Vene varilaevastiku laeva, mis seilas rohkem kui 2000 kilomeetri ehk 1240 miili kaugusel Ukraina piiridest. SBU teatas pärast rünnakut, et Venemaa kasutas seda tankerit sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja teenis raha, mis läks sõja rahastamiseks Ukraina vastu. Seetõttu on rahvusvahelise õiguse ning sõjaseaduste ja tavade seisukohalt tegemist SBU jaoks täiesti legitiimse sihtmärgiga. Vaenlane peab mõistma, et Ukraina ei peatu ja lööb teda kõikjal maailmas, ükskõik kus taga poleks. Jahmatav ähvardus. Ja vaid mõni kuu hiljem viis Ukraina läbi teise rünnaku varilaevastiku tankerile Vahemerel. Kui endiselt küsiti, kuidas Ukraina droonid suutsid nii kaugele lennata, et tabada Kendilit, tabati Vahemerel veeldatud maagaasi ehk LNG tanker Arctic Metagas. Laev vedas 60 000 tonni LNG-d kõik Venemaalt ja see rünnak tekitas mõningast vastukaja. 9 Euroopa Liidu riiki Itaalia juhtimisel mõistsid rünnaku hukka selle võimalike keskkonnamõjude tõttu. Maailma Looduse Fond on tõstatanud küsimuse ökoloogilisest katastroofist, mis võiks juhtuda, kui laev peaks põhja minema. See rünnak erines sellest, mis toimus Kendili vastu. Esimene laev oli tühi. Arctic Metagas oli täis. Ja praegu, kui me räägime, on Arctic Metagas endiselt hätta jäänud. 4. aprilli raportis teatas Euronews, et Arctica Metagasile tehti rünnak, kui see oli teel Egiptusesse Port Saidi. Pärast rünnakut evakueerisid Malta võimud laeva meeskonna enne, kui see hakkas ilma roolita Liibüa suunas triivima. Liibüa võimud üritasid aprilli alguses läbi viia pukseerimisoperatsiooni. Kaabel, millega vigastatud Vene tankerit randa pukseeriti, purunes. Arctica Metagas on triivinud tagasi merre. See on endiselt laetud 60 000 tonni veeldatud maagaasiga. Selleks hetkeks muutus Venemaa väga kahtlustavaks. Ukraina polnud kinnitanud oma rünnakut Arctic Metagasi vastu, nagu ta oli teinud Kendili puhul. Aga Venemaa jaoks sai selle rünnaku eest olla ainult üks süüdlane. Ja see polnud veel kõik. Venemaa väitis, et Ukraina ei lennuta oma droone Vahemerel varilaevastiku laevade ründamiseks oma territooriumilt. Keegi aitas neid. Ja see abikäsi tuli just sellest riigist, mis oli hiljuti ebaõnnestunult püüdnud pukseerida Arctic Metagasi turvalisse kohta, Liibüa. Venemaa kuulutas, et Ukraina oli rünnanud Arctic Metagasi mehitamata meredroonidega, mis olid välja lastud Liibüa rannikult. Vladimir Putin ise esines Venemaa riigitelevisioonis, nimetades seda rünnakut terroriaktiks ning märkis, et see polnud esimene kord, kui midagi sellist juhtus. Teised Venemaal, sealhulgas riigi transpordiministeerium, hakkasid esitama ähvardusi, väites, et Euroopa Liit on kõiges kaasosaline. Tundus, et Venemaa üritas süüdistada kõiki, keda vähegi võimalik, lootuses, et mõni süüdistus jääb külge, kuid ühes asjas oli tal õigus. Ukraina tõepoolest ründas Arctic Metagasi Liibüast ning see avab ukse uuele plahvatusohtlikule asendussõjale, mille käigus Ukraina sõda laieneb Aafrika territooriumile enam kui 4 aastat pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas. See on eskalatsioon, mida me selles sõjas varem näinud ei ole ning me uurime hiljem põhjalikumalt, kuidas see vahendussõda alguse sai ja mida see tähendab. Esiteks tuli kinnitus Ukraina salajase tegevuse kohta Liibüas Radio France Internationalelt ehk RFI-lt, mis on Prantsusmaa riiklik rahvusvaheline raadiouudiste võrk. RFI väidab, et Ukraina on olnud Liibüas kohal vähemalt alates 2025. aasta novembrist, pärast seda, kui Kiievi ja Tripoli valitsused allkirjastasid kokkuleppe. See on suur asi ja olukord on tegelikult veelgi keerulisem. 2 Liibüa allika sõnul, kes rääkisid RFI-le, on Ukraina sellest kokkuleppest täielikult kasu lõiganud. Praegu on Liibüas üle 200 Ukraina sõjalise eksperdi ja ohvitseri, kes on sinna saadetud kokkuleppe alusel. Need üle 200 sõjaväelase on jaotatud 3 asukohale, millest üks on Liibüa õhuväe akadeemia Misratas. Selles rajatises asuvad samuti Itaalia ja Türgi väed, samuti Suurbritannia luurekeskus ja USA Aafrika väejuhatus. Pole ime, et Venemaa on hirmul. Ukraina kohalolek selles baasis üksi näitab võimalust tihedamaks koostööks riigi ja mitme tema liitlase vahel.
Kes teab, millist teavet Ukraina saab baasis asuvast Suurbritannia luurekeskusest? Kas see keskus võis anda Ukrainale vajaliku teabe, et Arctic metagaasi rünnak läbi viia? Kas see annab Ukrainale teavet, mida saab kasutada Venemaa vastu tema enda territooriumil? Ükski neist küsimustest ei saa vastust. Võid kindel olla, et Putin ja tema käsilased küsivad neid. Siiski on just teine baas see, mis teeb Putinile veelgi rohkem muret. RFI lisab, et Ukraina eksperdid on samuti paigutatud baasi Zavias. Umbes 50 kilomeetrit ehk 31 miili Tripolist põhja pool asuv baas on varustatud rajatistega, mis võimaldavad õhu- ja meredroonide väljalaskmist. Hakkab kujunema pilt. Luureandmed Misrata baasist võidi saata Ukraina droonioperaatoritele Zavias. Sellest baasist võisid need operaatorid välja lasta meredroonid, mis kahjustasid tõsiselt Arctic metagaasi. Jällegi, see on kõik vaid spekulatsioon. Ukraina hoiab suu kindlalt kinni. Ka kolmas baas on ehitamisel. Ukraina personalile on Liibüa valitsus andnud juurdepääsu rannikualale ning sellest ajast alates on nad kõvasti tööd teinud, et muuta see ala sõjaliseks objektiks. Kaitset on juba selles kohas tugevdatud, teatab RFI, kuna Ukraina on paigaldanud antennisüsteemid ja rajad. On üsna selge, milleks need vahendid on mõeldud. Antennid aitavad Ukrainal jälgida laevu, mis liiguvad Liibüa läheduses, ning rajad võimaldavad lennutada droone taevasse, et rünnata neid laevu, kui selgub, et need kuuluvad Venemaa varilaevastikku. Lähme tagasi Arctic metagaasi rünnaku juurde. Selle rünnaku läbiviimise viis andis vihjeid, mis panid Venemaad kahtlustama Liibüa seotust juba algusest peale. LP andmetel kandis Vene varilaevastiku laeva tabanud meredroon kuni 300 kilogrammi ehk veidi üle 660 naela lõhkeainet ning selle tegevusraadius oli 800 kilomeetrit ehk umbes 500 miili. See andis kohe kõigile tähelepanelikele mõista, et seda drooni ei saanud käivitada Ukraina territooriumilt. Sihtmärgid, mida Ukraina on Vahemerel rünnanud, asuvad tuhandete kilomeetrite kaugusel. El-Pai oletab ka, et Liibüas tegutsevad Ukraina eksperdid võivad olla kas SBU liikmed, kes kasutavad Ukraina meredrooni Seababy või Ukraina luure peavalitsuse töötajad, kes kasutavad Megura meredrooni. Kumbki neist võis olla relv, mis tabasid Arctic metagaasi. Kõigil neil sündmustel on Venemaa varilaevastiku jaoks tohutud tagajärjed. Putini salakaval laevastik, mis sõidab sageli teiste riikide lippude all, et varjata nende tegelikku omanikku, toob strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul aastas sisse hinnanguliselt 87–100 miljardit dollarit. See summa on võrdne või ületab sõjalise abi koguse, mida on Ukrainale antud alates Putini sissetungi algusest, väidab keskus. Varilaevastik on Putini päästerõngas. See on ainus asi, mis hoiab nafta- ja gaasiraha Venemaale voolamas, ajal kui riik peab toime tulema lääne sanktsioonide majandusliku pitsitusega. Kui Ukrainal on nüüd võime rünnata varilaevastiku laevu, mis satuvad Liibüale liiga lähedale, tähendab see, et suur osa Vahemerest on Venemaa kahtlastele laevadele suletud. Aafrika nafta- ja gaasiostjatele on Venemaal üha raskem ligi pääseda. Juba niigi vanad tankerid, mida Venemaa kasutab, peavad tegema pikemaid reise, et jõuda sinna, kuhu Putin neid vajab, mis lisab veelgi kulumist laevadele, mis sageli ei tohikski merel olla. Lisaks, mida kauem need laevad merel viibivad, seda suurem on tõenäosus, et need tabatakse kas sanktsioneerivate asutuste või Ukraina enda poolt. Venemaa varilaevastikust on saanud sihtmärk. Venemaa päästerõngas satub surve alla. Kuid kui Ukraina jälitab Vene laevu oma salajastest Vahemere baasidest, on veelgi suurem probleem peidus otse pinna all. Liibüa ei ole Ukraina kindel liitlane, nagu see kõik võib paista. See on riik, mida lõhestavad poliitilised sisetülid ja võimuvõitlus, mis muudab Liibüa kasvava asendussõja tallermaaks, kus Ukraina sõda laieneb kaugele väljapoole Ukraina ja Venemaa piire. See muudab kõike. Muide, just sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui kanalist on sulle kasu, vajuta telli, et sa ei jääks meie viimastest videotest ilma. Liibüa on olnud väljakutse alates sellest, kui Venemaa alustas oma sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Juba enne sissetungi algust piirkondliku ebastabiilsuse all kannatanud Liibüas viibis Süüria palgasõdureid, kellest 300 olid paigutatud Benghazi linna. Venemaal ja Süürial olid ilmsed sidemed juba enne Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutamist, nii et asjaolu, et selle riigi palgasõdurid üldse Liibüas viibisid, näitas, et Venemaa püüdis oma mõjuvõimu sügavale Liibüa südamesse laiendada. See on ka õnnestunud. Kurikuulus Vene palgasõdurite organisatsioon Wagneri grupp oli juba võidelnud koos Khalifa Haftari, Liibüa rahvusarmee juhi, kes vastutas 2019. ja 2020. aastal Tripoli piiramise eest. Vaatamata oma nimele ei ole Liibüa rahvusarmee sugugi ametlik osa Liibüa valitsusest.
See on paramilitaarne rühmitus, mis ühendab omavahel relvarühmitusi ja sõjaväeüksusi, eesmärgiga võtta Liibüa kontroll ametlikult tunnustatud valitsuselt üle. Putinile meeldis see võimuvõitlus. Liibüas kasvas ebastabiilsus, kuna toimus võitlus rahvusliku ühtsuse valitsuse vahel, mida rahvusvaheliselt tunnustatakse Liibüa ametliku valitsusena, ja rahvusliku stabiilsuse valitsuse vahel, mida toetab Haftari ja mida Venemaa kaudselt toetab. Enne Ukraina sissetungi üritas Putin teha seda, mida ta on varem paljudes riikides teinud, külvata rahulolematust ja toetada käsilasi, kes suudaksid suurendada Venemaa mõju Aafrikas. See on lihtne strateegia. Kui Venemaa toetus aitab Haftaril võimule saada, jääb kindral Venemaale võlgu. Nafta ja gaas, mida mõlemad Liibüal on, oleksid tasuks ning Venemaa saaks hakata kasutama Liibüat riigina, kus ta saab rajada baase, et laiendada oma mõjuvõimu väljapoole oma territooriumi. Liigume kiiresti tänasesse päeva ja nüüd teeb Ukraina koostööd Liibüa valitsuse ametliku haruga. Jällegi on Putin loonud olukorra, mida poleks kunagi tekkinud, kui ta poleks alustanud Ukraina invasiooni. Putini soov tuua Ukraina tagasi mingi neonõukogude liidu osaks on ta pimestanud ning see on viinud selleni, et Venemaa hakkab kaotama mõjuvõimu, mida ta Liibüas taotles. On kujunemas asendussõda ja Venemaa pole sellega rahul. Vene uudisteagentuur TASS teatas 8. aprillil Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova kommentaaridest. Ta rääkis sellest, kuidas Ukraina tegevus Liibüas ähvardab muuta Vahemere sõja koldaks. Zaharova sõnul on Ukraina saatnud Vahemere piirkonda üksuse, mida ta nimetab grupiks 13 ning see grupp kasutab kuivlasti laeva, et jälgida varilaevastiku tankeere Mustal merel ja Vahemerel. Väidetavalt on see tanker loodud selleks, et igal hetkel meredroone vette lasta ja Zaharova vihjab, et see võis olla seotud rünnakuga Arctic metagaasi vastu. Tundub, et vihje on selles, et Liibüa on nüüd kaasosaline, lubades Ukrainal seda tanker kasutada, mistõttu Zaharova mõistab hukka rahvusvahelise kogukonna tegevusetuse selles küsimuses. Silmakirjalik Venemaa tegutseb jälle. Pärast aastaid kestnud katseid oma mõjuvõimu Liibüas suurendada, süüdistab ta nüüd Ukrainat samasuguses tegevuses, ainult et palju tõhusamalt. Venemaa kurdab selle üle, mida ta nimetab rahvusvahelise õiguse rikkumiseks tsiviillaevade ründamisel, samal ajal eirates tõsiasja, et need laevad on osa varilaevastikust, mis eksisteerib vaid selleks, et teenida Putini sõjalisi eesmärke. Kogu sellest loost võib järeldada, et Venemaa on raevukas selle üle, kuidas Ukraina on suutnud Liibüas olukorra enda kasuks pöörata, mis omakorda annab Ukrainale mõjuvõimu Vahemere piirkonnas ja Aafrikas. Teised hoiatavad, et kogu selle tulemusena võib tekkida halli tsooni konflikt. Ajalehes Times of Israel kirjutab Amin Ajoub, Lähis-Ida foorumi teadur, et Ukraina tegutsemine Liibüa rannikul ei ole juhus. See on läbimõeldud muutus, mille kohta Ajoub väidab, et selle eesmärk on rajada eeloperatsioonibaas Euroopa sõja alustamiseks, mis peaks toimuma Araabia territooriumil. Liibüa nafta ja gaas muutuvad nüüd haavatavaks, võib-olla Venemaa rünnakutele, kuna Putin näeb oma mõju Liibüas kahanemas. Kui Vahemerest saab konfliktide tulipunkt, nagu on välja pakutud, põhjustakse kaosega energiaturgudel, mis on juba šokeeritud Hormuzi väina blokeerimisest. Ajoub väidab, et Liibüa suveräänsust koheldakse nüüd nagu läbiräägitavat tagatist. Ja ta ütleb, et kogu välisriikide sõjaline mõju riigis, olgu see siis Venemaa, Ukraina või Türgi oma, peavad olema ÜRO selge mandaadi all. See mandaat tõenäoliselt niipea ei tule. Praegu on Liibüas püssirohutünn, mis võib iga hetk plahvatada. Ukraina salajased sõjaväebaasid Liibüas on nüüd Venemaa varilaevastiku vastu võitlemisel liiga olulised ning Putin ei ole veel valmis loobuma oma katsetest Liibüat mõjutada. Venemaa on juba püüdnud Liibüasse suunduda pärast Süüria režiimi kokkuvarisemist, mis kunagi andis Putinile mõjuvõimu Lähis-Idas. Venemaa on juba alustanud sõdurite ja varustuse ümberpaigutamist Liibüasse. 2025 aasta jaanuariks, vaid mõned nädalal pärast Assadi kukutamist. Umbes samal ajal püüdsid lääneriigid Haftari perekonnaliikmeid enda poole võita, mis näitas, et isegi Venemaa toetatud kindrali siseringis hakkasid tekkima lõhed. Venemaa jaoks kujutab Liibüa endast ka võimalust kahjustada oma vaenlasi hübriidtaktika kaudu, kasutades sunnitud rännet. Euroopa Liit oli juba 2025 aastal langenud Putini seatud lõksu, kui ta saatis delegatsiooni kohtuma Haftariga. See on sõjapealik, kelle pretensioone Liibüa suhtes peab rahvusvaheline kogukond ebaseaduslikeks. Temaga suheldes andis Euroopa Liit legitiimsuse tärkavale režiimile, mida toetab Putin. Venemaa on Liibüas mänginud pikaajalist mängu. Riigi ametlik valitsus pöördub nüüd Ukraina poole, et tasakaalustada Putini tegude põhjustatud tasakaalutust. Kokkulepe, mille Liibüa valitsus sõlmis Ukrainaga 2025 aasta oktoobris, on teinud rohkemat kui lihtsalt võimaldanud Ukrainal kanda kinnitada mitmes Liibüa sõjaväebaasis, teatab Kiev Independent. Ukraina ja Liibüa väed teevad koostööd Liibüa 111. brigaadi peakorteris. Kokkulepe, mis lubab Ukrainal oma sõdureid paigutada, on kasulik ka Liibüa valitsusele.
Väljaande väitel on Liibüa saanud lubaduse droonide kasutamise väljaõppeks, investeeringuid Liibüa naftasektorisse ning lubaduse tulevaste relvamüügi kohta Ukrainast Liibüale pärast sõja lõppu Venemaaga. Liibüa ei mängi siin kahele poole, riigil on endal kaks poolt ja need liiguvad kokkupõrke suunas. The Guardian kirjutab, et Haftaril on võim ilma droonita ning ta on kasutanud Liibüa rannikut, et saada tuhandeid migrante Euroopa territooriumile, võimalik, et Putini käsul. Liibüa on ka vahepunkt, mida Venemaa kasutab relvade smugeldamiseks Sudaani, kus kodusisene konflikt tekitab sellist kaost, mida Putin armastab ära kasutada. The Guardiani sõnul on sellel, kes kontrollib Liibüat, tohutu mõjuvõim Euroopa üle. Venemaa ja Ukraina võitlevad nüüd selle kontrolli nimel. Ühel pool on Putini toetatud sõjapealik, kes püüab võimu enda kätte haarata. Teisel pool toetab ametlik Liibüa valitsus Ukrainat, lootes tulevikus saada vastutasuks teadmisi ja relvi. Nii et rünnakud Vene varilaevastiku laevadele Vahemerel võisid küll kõik pealkirjad endale haarata. Kuid nende rünnakute varjus toimuvad salajased operatsioonid, salakokkulepped ja kogub hoogu vahendussõda, mis võib ähvardada haarata kogu Aafrika ja Vahemere piirkonna, kuna Venemaa ja Ukraina võitlevad Liibüa pärast. Küpsemas on ülemaailmne sõda. Liibüa võib lõpuks olla kõige keskmes. Ja mitte ainult Liibüa ei tekita Putini jaoks muret. Ukraina mõju kasvab ka mujal, eriti Ida-Euroopas. Kui Venemaa üritab pidada asendusõda, annavad Bulgaaria ja teised Ida-Euroopa riigid märku, et nad on valmis Putini vastu võitlema, liitudes Ukrainaga. Vaadake meie videost rohkem teavet ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie kajastusest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!